Santiago viies. Ja küsis Perunilt, äikesetormide jumalalt, Agneslav, suure kapiša preester Inglismaal, valguse rahva sugu. Sa ütle, räägi, Perun isa, mida ootab tulevikus kõigi suurte ja taevaste suguvõsade järeltulijaid. Milline saatus ootab neid pärast meie lahkumist taevasse liiglastele meie pühade esivanemate juurde? Vastus Agnislavile andis Jumal Mnogomudri. Kuula mind, suuralgse tule hoidja ja teie pühade rassi ja taevaste suguvõsade teenrid. Nagu taevane iri, mis justkui jagab pool taevast, toob aeglaselt aja jõevool suures muutusi. Püha maa suurte rahvaste nägu tõepoolest muutub. Suur külm toob ja veel taari tuul. Sellele maale ja marjona õrnalt ja hoolikalt katab teda oma valge rüüga 3. suvel. Inimeste ja loomadele ei ole toitu sel ajal ja algab suur ränne taevase suguvõsa järeltulijate jaoks repelite mägede taha, kes kaitsevad püha maad läänepiiridel. Ja nad jõuavad suurte ookeani vetteni Läänemerele ja taevane jõud viib nad maale habetute inimeste juurde, kelle nahk on püha tulevärv. Suur pealik ehitab sellel maal merede Jumala 3 haru pühapaiga. Ja nii, merede Jumal saadab neile lugematuid kingitusi ja hakkab kaitsma nende maid kurja jõu eest, kuid suur küllus uinutab pealikute ja preestrite pead. Suur laiskus ja soov võõra järele vallutab nende mõistuse. Ja nad hakkavad valetama jumalatele ja inimestele ning elama oma seaduste järgi rikkudes tarkade esivanemate lepinguid ja ühe Jumala seadusi. Ja nad kasutavad Midgardimaa elementide jõudu oma eesmärkide saavutamiseks. Ja nad ärritavad oma tegudega nii suurt merede Jumalat. Ja nad hävitavad mii- ja maapinna elemendid ja ta peidab end suurte vetesügavuste sisse, nagu peitus ta iidsetel aegadel põhjavettes, püha Taaria. Jumalad päästavad riiged inimesed ja taevane jõud viib nad itta. Suur jõud viib võib-olla tumeda nahaga inimesi ja habetuid inimesi, kelle nahk on püha tule värvi, maadesse, mis asuvad päikese loojangu. Ool. Tumeda nahaga inimesed hakkavad pidama taevase suure jõu järeltulijaid jumalateks ja õpivad neilt palju teadusi. Suurte rasside inimesed ehitavad uusi linnu ja pühakodasid ning õpetavad tumeda nahaga inimesi teravilja ja köögiviljade kasvatama. 4 suurt rassi vahelduvad üksteisega, õpetades uusi preestreid iidset tarkust ja ehitades käsitsi tehtud 4-kandilisi mägesid meenutavaid 3-nurga haudu ja teised suured rassid asustavad kogu Midhardi maapinda. Ja nad ületavad kõrged mäed ning õpetavad tumeda nahaga inimesi maailma säratarkust. Kuna nad lõpetavad oma hirmuäratavate veriste ohvrite toomise oma jumalannale, mustale emale, maod draagonitele navist ja omandavad uue jumaliku tarkuse ja usu. Paljud suured rassid hajuvad üle kogu Midhardi maa Sarabei mägede kaudu ja ehitavad uusi linnu ja pühakodasid ning säilitavad esivanemate usku ja salajasi teadmisi, mille on andnud Taar, vihnjumal ja teised valged jumalad.
Paljud suure rassi ja taevase suure järeltulijad karjatavad arvukaid loomakarju. Ja liikudes ühest nurgast teise, seovad end teiste taevase rassi suguvõsadega. Aga tulevad pimeduse maailmast välismaised vaenlased ja hakkavad inimlastele rääkima meeldivaid sõnu valevarjus. Ja nad hakkavad eksitama nii vanu kui noori ning võtavad endale inimeste tütred naiseks. Ja nad hakkavad rahu looma enda vahel, inimeste vahel ja loomade vahel. Ja kõik Midgardi maarahvad hakkavad seda harjutama. Ja neid, kes ei kuula nende sõnu ja ei järgi välismaiste madalate tegusid, ootavad kannatused kaastunde tõttu. Mõned neist püüavad ka praegu tungida Midgardi maale, et teha oma tumedat tegu, eksitada valguse jõudude poegi ja tütreid suurest rassist. Nende eesmärk on hävitada inimlaste hinged. Et nad ei saavutaks kunagi õiget ja taevast Asgardi, jumalate, taeva järeltulijate ja suure rassi kaitsjate kodu, samuti taevaseid maad ja asulaid, kus meie pühad esivanemad rahu leiavad. Nende hallist nahast tunnete ära välismaalased vaenlased. Nende silmad on pimeduse värvi, nad on kahepoolsed ja võivad olla nii naine kui ka mees. Igaühel neist võib olla isa või ema. Nad värvivad oma näod värvidega, et sarnaneda inimlaste lastega. Ja nad ei võta kunagi oma riideid seljast, et nende loomulik alastus ei paljastuks. Vale ja ebaõiglase kiitusega vallutavad nad palju Midgardi maid, nagu nad on juba teinud teistes maades paljudes maailmades möödunud suure assa aegadel. Aga nad saavad võidetud ja saadetud käsitsi tehtud mägede maale, kus elavad inimesed, kelle nahk on pimeduse värvi, ja taevase roda järeltulijad, kes on tulnud Jumalnia maalt. Ja inimlaste lapsed hakkavad neid tööle õpetama, et nad saaksid ise kasvatada teravilja ja köögivilju oma laste toitmiseks. Kuid töösoovi puudumine ühendab võõraid ja nad lahkuvad käsitsi loodud mägede maalt ning asuvad kõikjale Midgardmaale, luues oma usu ja kuulutades end ühe Jumala poegadeks ning toovad oma verd ja oma laste verd ohvriks oma Jumalale. Et nende ja nende Jumala vahel eksisteeriks vereühendus. Ja heade jumalad hakkavad saatma neile tarkade rändureid, sest neil puudub nii vaim kui ka südametunnistus. Ja võõrad hakkavad kuulama nende tarkusõnu ning kuuldes toovad nad rändurite eluohvriks oma Jumalale. Ja nad loovad kuldse pulli kui sümboli oma väest ja kummardavad teda samamoodi nagu oma Jumalat. Ja jumalad saadavad neile suure ränduri, armastust toova. Kuid kuldse pulli preestrid annavad ta piinava surma. Ja pärast tema surma kuulutavad nad ta jumalaks ning loovad uue usu, mis põhineb vale, vere ja rõhumise peal ning kuulutavad kõik rahvad madalamateks ja patusteiks ning kutsuvad nende loodud Jumala ees meelt parandama ja andestust paluma tehtud ja tegemata tegude eest.